tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. No hei, siin Marta ja krüptogaraaž. Ja täna on meil ka garaaži töövaim, et siin on igasuguseid helisid kuulda. Et kui muidu vaatad Bitcoini poiste saadet, siis tuleb üks lutsu vaata, aga täna on ka tööhelid. Ja täna on üks eriline päev. Sellepärast, et vaatasin uudiseid ja mis te arvate? Palju on ameeriklastel krediitkaardi võlga seljas? Noh, 1,3 triljonit dollarit. See tähendab seda, et 1300 miljardit. Labaselt öeldes on see 13 000 miljonit või? On võlga siis. Ja asi läheb hapuks nagu. Te ei tea, kas saabki nüüd teoks see siis see suur reset, et pannakse siis tagatiseks ära nüüd see XRP maailma võlale või. Sellepärast, et targemad poisid räägivad ikkagi seda, et kulla tänane unts peaks olema 50 000 miinimum kuni 120 000, et hallata siis kogu seda süsteemi. Et põnevaks kisub meil. Aga tänase uudised on siis nädalavahetusest ja üsna kaua mängivad ja no ma ei tea, kui sellest uudisest ka nüüd aru ei saa, et nagu asi on paigas, siis ma ei tea, polegi nagu rohkemat midagi öelda, et tõesti 9 kuud oli nabaväet ümber su kaela ja sünnituse ajal korduvalt kukkusid veel maha ka. Aga Pfizer on siis raha liigutamise asutus ja Pfizer annab teada, et on käivitanud siis digitaalse interneti baasil, teisisõnu plokiahela baasil makselahenduse. Ja Pfizer on ise veel uhkelt ütleb ka, et välja arvatud juhul, kui sa oled ainult sularaha, siis Pfizer suure tõenäosusega liigutab su raha USAs. Ehk siis Pfizer ütleb välja, et me tõenäoliselt liigutame 100% kogu Ameerika rahast. Ja mida see tähendab? Siis see tähendab seda, et 6 miljonit äri, 10 000 finantsasutust ja kokku tehakse 25 000 tehingut sekundis. Oota, Bitcoin, see tegi 3-7 tehingut sekundis, et noh, ma ei tea, Bitcoin jääb ajast ikka väga maha. Ammu on juba finiš ületatud, kui see veel tõmbab trussikuid jalga. Et no pole mitte midagi öelda. See Bitcoin on ikka ja kindlasti ta teeb neid tehinguid. Et ma ei saa aru, et kas teil on tõesti virts kõrvade vahel, et ei viitsi elementaarselt enam SWOT-analüüsi või uurimisanalüüsi teha. Koolis tegite nagu neid, mis nad siis on, neid uurimistöid või? Minge vaadake, 3-7 tehingut on Bitcoin suuteline tegema ja kui korra kuradi kokku jooksutad, siis pead mitme kuu tehingud tagasi kerima ja uuesti tegema.
siin vahepeal jooksis süsteem kokku, noh, saad sa aru, täna teed tehingu, aga oled uuesti 3 kuu pärast läheb uuesti läbi alles su tehing, noh, süsteem jookseb kokku niimoodi, noh. Ja Pfizer siis nüüd ütleb ära, et nad startisid siis I, N, nõrk T ja X on siis see süsteem ja mis nad siin ilusti kõik veel ära ütlevad, et dollar liigub nüüd kiiremini, no Bitcoinist ikka kiiremini, turvaliselt. Bitcoin on kvantohus, et jälle üks miinus Bitcoinile ja on skaleeritav ülesse. No Bitcoini 3 sekundit või 3 tehingut sekundis ei ole ülesse skaleeritav, on ju, nii. Ja täielikult programmeeritav. Noh, see on halb sõna, see tähendab seda, et sa ei oma midagi ja oled õnnelik. Ja siis küsisime, et kui palju Pfizer tegelikult raha liigutab, teeb makseid, töötleb tehinguid. Pfizer ei ole lihtsalt pank, see on maksetehnoloogia ja infrastruktuuri ettevõte, mis liigutab raha läbi oma süsteemide, pankade, kaupmeeste. Olenevalt mõõdikust, siis mitmel erineval moel on võimalik seda mõõta. Ja Pfizeri süsteemid töötlevad 9 miljardit tehingut aastas, mis kokku liigutab 3,1 triljonit dollarit. See tähendab seda, et see XRP ei saa kuidagi olla siin 1 euro ja natuke peale. Kui kuld oli 10 triljonit, 12 triljonit oli kuld, tegin ma mata ära, et selleks, et XRP saaks kogu kulda liigutada, peaks XRP väärtus olema 100–200. Noh, laias laastus jaga 100–200 ja ka 3 palju tuleb. Ja ütleb, et siis 30 kuni mingi 75 peab olema XRP hind täna, on ju. Noh, aga näed, ei ole. Ja mõned ütlevad seda, et Pfizer võib kuni 2 triljonit kvartalis tegelikult liigutada. Aga noh, see on siis spekulatiivne osa. Aga lähme edasi, et on nad startinud siis selle indeksi või mis iganes ta on, aga Pfizer on ka teinud siis sellise asja nagu oma stabiildollari, et äkki siit saame kuidagi pidi tõele järgi. Ja mis me saame teada? Pfizer tegi siis õigemini oma USA dollari ja selle süsteemi siis aitasid teha Circle. Täpselt ongi teada, et Circle jookseb Stellar Lumen ahelas, mille varasid haldab BlackRock, on ju, siis Circle'i varasid, on ju, noh, et Bitcoini poisid ikka unistavad ja teevad oma ringis pihku peksu edasi, et noh, äkki saavad ka kunagi kuskile suurde ringi, on ju, mitte et ainult ringis saavad sisse vaata. Noh, sellised suured onud on siis teinud Pfizerile selle stabiilmündi, aga see pole veel kõik. PayPal on ka mängus. Aga lähme ajaloost tagasi. 1998. Peter Thiel, puhas sakslane, nüüd on täitsa kuradi seal Jänkimaal suurte tegijate seas ja kontrollib seal 1,2 asja. Ei, need poisid ei kaotanud sõda, nad lihtsalt assimileerusid laiali. Nii, Peter Thiel tegi siis sellise lahenduse, digitaalsed rahakotid, siis tuli Elon Musk oma X-iga, et te nüüd teaksite seda, et Elon Muski X startis nüüd krüptomaksed ja mündid ja asjad, süsteemid, pole veel uurinud seda, aga noh, tada olemas on ja. Aga oligi niimoodi, et siis Kornifiti oli siis Peter Thieli firma ja X oli siis Elon Muski firma, need läksid ühte ja nimeks sai PayPal. Noh, aga miks me sellest kõigest räägime? Lähme edasi. Peter Thiel 2005 asutas sellise asja nagu Founders Fund. Founders Fund on siis investeerimisfirma ja Peter Thiel investeeris siis Founders Fundi kaudu 2013 aasta aprillis OpenCoini. Aga mis asi see on? Jabe McCaleb ja kes nad kõik olid, tegid siis OpenCoini. Siin mingi 2010 on ja. Aga 2013 OpenCoin muutis oma nime. Milleks? Ripple'iks. No kas pole tore või? Et Peter Thiel, kes tegi PayPali koos Elon Muskiga, investeeris OpenCoini
millest sai nüüd siis Ripple. Et noh, kui PayPal on siis selle Pfizeri partner on ju, et noh, ma ei tea, no hakkab nagu koitma juba, kus need sidemed tulevad välja ja kes mida liigutab. aga see pole veel kõik, kuhu see Founders Fund on investeerinud. Facebooki investeeris, SpaceXi, vaata see Geni.com, kus sa oma kuradi isa konte käid ülesse toppimas, on ju. vaata seda sama teab nüüd kõik see kuradi kamp, on ju. Spotify, Stripe, Stripe'i investeeris, aga Stripe investeeris omakorda $3 miljonit Stellar Lumenisse ja Stellar Lumen tehti sama venna poolt, kes tegi kuradi selle Ripple'i XRP, nii. ja Stripe sai vastu kuradi 2% kogu Stellarist ehk 2 miljardit Stellarit, noh. asi läheb siis aina huvitavamaks. ja kuhu veel Founders Fund on investeerinud? no muidugi OpenAI-sse. sa ei tea, mis asi on OpenAI või noh, su mõistus polegi avatud, sellepärast sa ei tea. firma on OpenAI, aga tema toode on ChatGPT. vot, mis kuradi gängbängerid on sul siin seljas ja sa ise ei teagi. unistad, et kunagi saaks sinust ka kuradi tark poiss, aga noh, ei saa, näed, noh. järgmine uudis. Cardano sihib XRP integratsiooni enda sisse, noh. kõik tahavad, et XRP tuleks neile sisse, vot. mitte, et XRP oleks nagu odav libu ja võtab kõiki vastu, ei ole. kõik tahavad teda, et ta tuleks pängima, vaata, noh. nii. ja nüüd on siis selline uudis, et Nomura, läheme siis Jaapanisse, Nomura, Taiwa, Mizuho, Sumitomo, Mitsui ja kes need kõik on siis tegemas digitaalset Jaapani dollarit, on ju, või seda Jaapani jenni, noh, dollarit loputatakse niimoodi kogu aeg siin meedias, et no see hakkab juba külge ka, et noh, eksid, et andke andeks, et noh, ma võin korra eksida, aga vaata, see ei ole fataalne, on ju. näed, Bitcoini poisi kuradi ema eksis ka, oligi fataalne tulemus, sündis Bitcoini poiss. aga võtame siis lahti, et neli suurt tegelast, Sumitomo, kuidas on Sumitomo seotud XRP-ga siis, kes siis, ehk siis nagu ma ütlesin, Sumitomo, Mizuho ja Taiwa ja teevad siis Jaapani digiraha. Sumitomol on partnerleping Securitise'iga ja Securitize on sõlminud lepingu XRP-ga. no põhimõtteliselt võiks saate ära lõpetada, aga ei saa, sellepärast et Mizuho, sellel on otsene strateegiline partnerleping Ripple'iga, on ju. no kas pole tore, või? nii, lisaks on nad loonud siis need kõik need päkapikud, kes seal, nad ei ole päkapikud, nad on mega suured asutused, kes Jaapanis nüüd teevad seda digijenni. Need on siis loonud sellise asja nagu Progmatis süsteemi või sellise ahela, Progmat leping või mis, no igatahes ta on üks selline platvorm ja see on siis keskne Jaapani stabiilmündile, nad on selle loonud, on ju. aga seal on veel seos ka niimoodi, et sinna ei kuulu mitte ainuüksi Jaapani firma, vaid Singapurist on ka SBI ja mis me teada saame, SBI Securities on strateegiline ja investor Ripple'isse. noh, Ripple'iga seotud vennad tulevad kokku ja hakkavad tegema Jaapani digiraha. ja sul ei teki küsimusi, mul tekib küll, kuidas sa said üldse juhiload kätte, kui sa aru ei saa, mis ma sulle räägin. aga on olemas siis selline asutus Ameerikas, CFTC, see tähendab Commodities Future Trading Commission, see on USA valitsuse järelevalveasutus ja ta tegeleb siis terve selle futuurituru, optsioonide, tooraineturu, nafta, kõik selle asja reguleerimisega, määrab need seadused, asjad, on ju. ja mis on siis tulemus? tulemus on see, et sellest samast CFTC-st sõltub palju raha, 600 kuni 1000 triljonit.
kui see asutus ütleb hüppa, siis sina oled juba lennus, ennem kui ta jõuab sulle öelda hüppa. Sellepärast, et kui ta sulle külla tuleb, sa paned oma putka kinni. Vaat. Ja temal on siis 600 kuni 1000 triljonit, mis sõltub nagu tema sellest käsust. Ja tema lõi nüüd siis sellise töörühma või annab teada, et lõi innovatiivse nõustamiskomitee ja see on siis seotud krüptoga. Ja hakkame lugema, kes seal siis nõustamiskomiteesse on kutsutud asutuse poolt, kes liigutab 1000 triljonit või vastutab selle eest. Vaat 1000 triljonit hüppab selle asutuse käsu peale ja see lõi nüüd siis krüptokuradi nõustamiskomitee. Säravamad nimed on Hayden Adams, on Uniswapist, siis on Brian Armstrong CO-st või siis CO on ta siis juht, aga Coinbase'i juht on Brian, on ja. Mis me veel teada saame? Frank Lasalla. Me nimi ei ütle midagi, aga mille juht ta on. TDCC, mis liigutab aastas 6000 triljonit varsti juba. Ametliku andmete järgi on pandud ka selline emane number, et 3,5 kuni 5000 triljonit liigutab. See on kutsutud sinna asutusse ja TDC on teada andnud, et tal on leping siis R3 korda või XTC-ga, on ju. No vaata, Bitcoini nime ei tule kuskilt välja, on ju. Siis on Sergei Nazarov, on Chainlinki juht. Chainlink on loonud palju asju. Siis on Krakeni juht, Gemini juht, on ju. Mis me veel näeme? Brian Carlinghouse või õigemini Brad Carlinghouse on Ripple'i juht. Vaat mis onkel on kohal, on ju. Ja seesama kuradi Vitali Buterin. Noh, Ethereumi poiss, noh, see nikub vist kurat Bitcoini, et ta jõudnud sinna nimekirja kohale. No näed, ühtki kuradi Satoshit ega Vitali Buterinikku pole, vaata. Vaat oli tore saade, tšau, paka, näeme garaažis.